Jüri. Head kolleegid ja riigivankri vedajad. Mõni aasta tagasi lugesin ajalehest, kuidas Sotsiaalministeerium ja Haridusministeerium peavad lahinguid ja ei suuda kokku leppida küsimuses, kui suured täpselt peavad olema koolide pingid. Tõenäoliselt olid mõlemas ministeeriumis tublid ametnikud, kes tahtsid lastele parimat. Võib-olla võib otsida ka kellegi ärihuvi sealt tagant, aga see ei ole tähtis. Oluline on see, et polnud kedagi, kes oleks öelnud stopp, me ei tegele selle küsimusega. Selle küsimuse võivad vabalt lahendada koolijuhid ise. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd enne või peale Jüri Raidla üsna kuulsat kõnet riigipidamise reformist Pärnu juhtimiskonverentsil 2011, aga ma mäletan, et sellest hetkest puudutas see teema mind kuidagi isiklikult. Nii ei saa. Nii ei saa Eestis, teised las saavad. Ma ei räägi täna pikalt tööjõu vähenemisest. Aasta tagasi siin samal konverentsil oli meie peateema, kust võtta inimesi, ja sellest ajast saati on samal teemal väga palju kirjutatud ja räägitud. Siiski ma tahaksin teile anda ühe kujundi silma ette, mida meeles pidada. Aastal 2040, ehk siis 25 aasta pärast, ja see aeg läheb kiiresti, on Eestis erasektoris töötamas 400 000 inimest ja umbes 1,2 miljonit elab meid sellel ajal Eestis. See tähendab seda, et ühe erasektori töötaja maksudega peame me üleval pidama nii tema enda tarbitavad avalikud teenused kui ka 2 inimest väljaspool erasektorit. See on siis lapsed, pensionärid, puuetega inimesed, töötud ja avalik sektor. Pange tähele, ma ei kasutanud sõna, et tuleb üleval pidada avalikku sektorit, see oleks paljude jaoks solvav. Aga me peame nende 400 000 ehk 1/3 elanikkonnast maksudega hakkama saama. Me ei jaksa sellist riiki pidada. See on meie esimene mure ja põhjus, miks me selle teemaga tegeleme. Me ei räägi sellest, et ministeeriumides on liiga palju rumalaid ja laiskasid ametnikke, ei ole. Me ei räägi ka sellest, et avalikule sektorile peaks palju vähem palka maksma. Kui peaminister ametisse asus, siis ma tegin talle ettepaneku alustada tööplaani koostamist mitte sellest kõigest, mis ta tahab aastaga ära teha, vaid sellest, millest loobuda. Sellest, mida ta ei tee. See kõlab natuke loomuvastaselt. Igaüks meist tahab oma tööd hästi teha ja just tihti ei mõõdeta inimese hakkama saamist selle järgi, mida ta ei tee, vaid ikka selle järgi, kui palju ta teeb. Strateegia on valikute tegemise kunst. Seega on ta ka loobumiste kunst. Ja kui me vaatame Eesti riigi valitsemist, siis sellise mõtteviisi järgi Eesti riigi valitsemisel ei ole strateegiat. Me tahame teha kõigile, kõike ja väga hästi. Ja see ei tule välja. Selleks, et me saaksime teha asju, milles me tahame olla väga head, tuleb õppida loobuma osadest asjadest. Ja välja kannatada nende inimeste pahameel, kelle soov ei osutunud prioriteediks. Ma pakun välja 7 loobumist, mida me võiksime ja peaksime õppima. Neid võiks olla palju rohkem, igaüks võib ise edasi mõelda. Esimene loobumine. Loobume pettekujutlusest, et Eesti inimene on nõrk ja rumal ja vajab kõikjal kellegi eest kaitset. Ma ei räägi riigikaitsest, ma ei räägi lastekaitsest, ma ei räägi puuetega inimeste kaitsest loobumisest. Suur osa meie õigusloomest ja ka ametnike tööst on seotud sellega, et kaitsta inimest teise inimese eest, ettevõtte eest, riigi eest, üle ookeani oleva globaalse andmehankija eest ja tegelikult mis siin salata ka selle inimese enda ja oma otsustega elamise tagajärgede eest. Eesti inimene saab toime palju väiksema kaitsega. Vähendades regulatiivset mahtu ja keerukust, vajab inimene boonusena ka vähem õiguskaitset. Teine loobumine. Loobume pettekujutlusest, et Eesti on nagu Saksamaa või Rootsi, lihtsalt pisut väiksem ja alles teel sinna poole. Ei ole. Lõvi on suur loom ja ta magab 20 tundi päevas. Rebane on väike loom. Tema magab 10 tundi päevas. Kui nüüd rebase kutsikas tahab kasvada lõviks, siis ta jääb hätta. Ta saab ikka edukas olla rebasena, mitte lõvina. Rebane on nutikas loom ja mitte kuidagi kehvem kui lõvi. Eesti saab olla edukas, aga riigina ei saa me püüda elada nagu Saksamaa. Ei tule välja. 3. loobumine.
Loobume pettekujutlusest, et rasked reformid, mida on vaja teha, on need siis haldusterritoriaalne reform, tervishoiuasutuste, haridusasutuste reformimine, saaksid kuidagi sündida vabatahtlikult alt üles. Ei saa. Siin saalis on enamik inimestest juhid. Kujutage nüüd ette, et teie organisatsioonis on vaja teha muutusi. On vaja osakondi kokku panna, on vaja ülesandeid ümber jaotada, on vaja ka osa inimesi koondada. Ja siis te juhina ütlete, tehke seda vabatahtlikult. Ma juhina teid toetan, pisut ka finantseerin, aga teie leppige ise kokku, kes saab koondatud ja kuidas ülesanded ümber jaotatakse. Mis siis juhtub? Vanasõna teab seda, kes kannatab, see kannatab kaua, ei lepita kokku. Mina tean ainult ühte viisi, kuidas rasked muutused sünnivad alt üles. See on siis, kui alamkihid ei taha enam vanaviisi ja ülemkihid ei saa enam vanaviisi. Noored inimesed, kes seda koolis ei ole õppinud, nii kirjeldati revolutsioonilist situatsiooni. Ega see ei ole see, mida me tahame. Raskete reformide tegemine nõuab julgust ja riigimehelikkust. 4. loobumine. Loobume sahmerdamisest. Rooma filosoof ja riigimees Seneca kirjutas umbes 2000 aastat tagasi. Me peame lõpetama ringi tormamise, mida nii paljud harrastavad, tungeldes majades, teatrites ja foorumitel. Nad sekkuvad teiste inimeste asjadesse, jättes alati toimeka mulje. Nende teguviisi võib õigustatult nimetada toimekaks logelemiseks. Asendame majad, teatrid ja foorumid sihtasutuste, nõukogude, töörühmade, koordinatsioonikogude, komisjonidega ja midagi tuleb sellel pildil meile tuttav ette. Ja siin on meil minu arvates tegelik probleem, millele ma ka algul viitasin. Me püüame siin Eesti riigis teha kõike, aga seest palju, seest hästi ja seest odavalt. Ja see võrrand ei klapi matemaatikas. Juba mitmeid aastaid ei klapi. Mitte ükski inimene, ammugi minister ega poliitik, ei alusta oma tööd plaanist, kuidas teha vähem, ja ometigi just seda on vaja. 5. loobumine. Loobume ühetaolistest avalikest teenustest üle Eesti. Iga vald ei jõua ka mitte põhikooli üleval pidada, arukam on kohati lapsi sõidutada. Vallajuht võitleb kohaliku kooli eest, aga tema enda laps käib linnas. Miks küll? Iga maakond ei jõua korralikku haiglat pidada. Igas vallas ei pea saama kõiki avalikke teenuseid koha peal ühtemoodi, kui siis ehk elektrooniliselt. Muide, mina usun, et inimesed saavad aru nendest loobumistest, kui neile seda selgitada. Inimesed ei ole üldjuhul lollid, kui neid mitte just lollidena kohelda. 6. loobumine. Loobume micromanagementist ehk pisiasjade juhtimisest. Laseme iga ametijuhil ise otsustada ja tegutseda, andes talle ette eesmärgid ja eelarve. Selmet anda talle pikki juhtimiseeskirju ja muretseda eelkõige eeskirjade, aga mitte eesmärkide täitmise pärast. Las kooli direktor otsustab, millised koolipingid ta ostab. Mõni juht teeb vea. Ei, kõik juhid teevad vigu. Ja sellest õpitakse. Ja kindlasti on otsustamine, eksimine ja õppimine tõhusam juhtimise viis kui micromanagement. Nüüd korraks ka õhukesest ja paksust riigist. Õhuke riik on muutunud justkui sõimusõnaks. Pealegi me kuuleme seda kogu aeg, me ju oleme õhuke. Ei, me ei ole õhuke. Nagu Raivo Vare just paar kuud tagasi koostöökogu konverentsil kenasti ütles, me oleme kohati liiga õhuke, aga kohati ka liiga paks. Õhukeses riigis muide ei ole iseenesest midagi halba. Terve maailm teadis, et lendamine ongi kallis, samamoodi nagu me täna kuuleme kogu aeg, et oma riik ongi kallis. Kuni ühel hetkel tuli Southwest ja tegi teistmoodi. Keskendus sellele, mis on oluline. Turvalisus ja täpne lendamine. Ja ta leidis järgijaid. Selgus, et lendamine ei pea olema kallis. Jõukohane, õhuke, mis iganes sõnu me kasutame. Ma soovin, et üks asi oleks selge. Jõukohane ega ka mitte õhuke riik ei tähenda mitte seda, et me ei peaks olema hooliv riik. Hoolivus ei seisne rahas ega pakutavate sotsiaalhüvede hulgas. Ja pole kunagi seisnud. Pigem on vastupidi. Mida enam on meil avalikku raha, eriti seda võõrast euroraha, seda hägusamaks läheb, kus sellel pildil on inimene, kellest me peaksime hoolima. Ja olulisemaks muutub raha saamine ja kulutamine iseenesest. Niisiis minu ettepanek 7. loobumise kohta: loobume soovimast rohkem kellegi teise raha Eesti riigi paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks. Suur aeg nõuab suuri inimesi. See on kellegi teise tsitaat, Hašek. Ma ei tea, kui suur aeg praegu Eestis on.
vist on iga aeg suur. Aga üsna kindel on, et suurte asjade tegemiseks on vaja suuri inimesi. Inimesi, kes julgeksid Eestit reformida. Tere tulemast tööandjate aastakonverentsile, kes julgeb Eestit reformida.